Tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna oleme me filmimiseks tulnud hoopis uude kohta. Keili jumestusstuudiosse. Keili on siis ka minu vlogidest päris palju enne olnud, sest ma käin tema juures tihti jumestuses. Kui keegi veel millegipärast ei teadnud, siis Keilil on endal ka YouTube'i kanal, kust leiab mida? Vloge, meigivideosid. Põhiliselt need kaks. Meil on plaanis väike küsimused-vastused voor, sest ma palusin teil saata Instagramis küsimusi Keilile ja lisaks sellele, et oleks ka visuaalselt midagi huvitav vaadata, siis me hakkame tegema mõlemad endale meiki. Keili on meil professionaal, siit tuleb kindlasti midagi vinget ja siis mina üritan ka midagi teha. Mul on välja valitud 3 silmalukki ja need 3 lukki on siin ja Keilil on siis nüüd au valida ilma neid lukke varem nägemata, kas 1, 2 või 3? 2. Valituks sai lukk number 2 ja me hakkamegi kohe sellega peale ja süsteem on siis selline, et mina kasutan enda toodud meigi asju, ehk siis üks täitsa tavainimese pintsleid ja mida iganes mul kodus olemas on ja Keili kasutab siis enda meigistuudios olevaid asju. Hunnitud kogust jumestust, mis tal siin kõik on. Mis on see meigitoode, mida sa 3 aastat tagasi veel fännasid, aga praegu mõtled, et oh my god, kuidas ma küll sain seda nii väga fännata? Ma arvan, et kui mul oleks mingi toode, siis mul oleks nagu kohe tulnud pähe. Et ma arvan, et mul ei ole sukust toodet. 3 aastat on nagu pigem võib-olla suke lühike aeg, et siis mul on ikka need omad mingid lemmikud on. Noh, ütleme, et muidugi on vähem lemmikuid ka, aga selles suhtes, aga kindlasti pole sukust toodet, mis oleks nüüd täiesti, et ma kellelegi ei soovita või ma ei tea. 3 aastaga vist trendid nagu nii drastiliselt ei jõua muutuda, et juba päris ikkagi see make-up industry on nii hästi ennast nagu välja töötanud. Täpselt. Kuidas kuiva näonahaga meiki teha nii, et meik ei hakkaks maha kooruma? Maha kooruma? No üldiselt ongi, ma olen hästi palju ise ka rääkinud sellest, et ilus meigipõhi on seotud suuresti sellega, et milline see oma nahk on. Ehk siis, kui sul ongi kuiv nahk, siis number 1 nahku tuleb koorida. Ja isegi, vahest inimesed mõtled, et ise mul nahk on kuiv, et ma ei taha üldse koorida, sest et kui tuleb äkki asi veel hullemaks. Tegelikult on vastupidi, sest see kuivus on kõik teie suured naharakud, mis tekitavadki neid selliseid, ongi osadel on täitsa sellised laigud, mingid kohad on kuivemad. Et siis tulebki hästi palju, mitte hästi palju, aga me ütleme mingi 2 korda nädalas nahka õrnalt koorida. Mitte kindlasti kasutada neid mingid ülitugevaid koorid, mis on nagu, sa tõesti kahjustada oma nahka sellega. Ja koorimine ja siis muidugi niisutamine enne meigi peale kandmist on nagu kõige tähtsam. Hoial on näiteks näoseerum ülihea meigi alla ja siis muidugi kuiva naha puhul ärge jumala eest kasutada jumestuskreeme, mis on ülipaksud, ülimatid, vaid vastupidi võtke mingi selline, mul on näiteks Fit Me jumestuskreem, mis on väga paljudele nahatüüpidele ülihästi sobib. Tahtsin tegelikult näidata madara seerum Dermakollagen ja ma ei ole tegelikult üldse varem seerumeid niimoodi kasutanud, aga nüüd ma olen sellest täiesti sõltuvuses ja see on kuidagi nii hea. Milline on sinul kui jumestaja lemmik bränd? Kui te praegu näeksite mu lauda, siis siin on väga palju erinevaid brände. Ehk siis ma ei saa kindlasti välja tuua ühte, sest et igal brändil on need omad hitid ja mis on tõesti head tooted, mida ma nagu korduvalt ostan. Ja kindlasti ei ole see ka, ma võin mainida, et paljud mõtlevad, et kui on mingi tuntum mingisugune kallis bränd nagu Huda Beauty või mis siin on YSL, mis iganes Chanel, et need on siis kindlasti paremad, et see fakt on nagu kindel, et absoluutselt mitte. Näiteks mul on mitmeid Maybellini tooteid, mis on vägagi mõistliku hinnaga. Mida soovitad, kui tahaks hästi nahasõbraliku ja kerge katvusega jumestustoodet? Mul on nagu siuke asi, et eile saatis mulle madara, mis üleeile oli see, saatis mulle hunniku nende seda orgaanilist meiki ja eile ma esimest korda siis proovisin seda. Ma olin täiesti šokeeritud, et kas tõesti meil on turul nüüd toode, mis on orgaaniline ja sellise katvusega, et ta nagu tõesti katab ka nagu meid punnikesed ja annab siukse ühtlase näo selle pinna. Et muidu ma oleks osanud midagi soovitada, aga eile, kui ma seda madara ma proovisin, siis ma olin küll nagu, et wow, lihtsalt, nagu päriselt. Väga huvitav, et selle välja teed, sest mul on praegu endal madara concealer. Mul on reaalselt enamus nagu meigi asjad on saadud pressipakkidest. Mul ongi nagu õnni katsetada igasuguseid lahedaid nii-öelda trendivaid meigitooteid, mis koos tulevad välja. Ja see madara concealer
on ka minu jaoks, et ma hakkasin seda kasutama. Mul on ka hästi kuiv nahk ja silmaaluste see area on väga siuke problemaatiline kogu aeg. Et see oli minu jaoks nagu super üllatav, sest et ta on väga kuidagi niisutav, et mulle meeldib, et ta on siuke paralt nagu vedel, aga samas siuke ka niisutav, et ta ei kuiva nagu ära siia silma alla, et see on just väga-väga hea. Näonahk on talvel nii elutu, mis toodetega võiks nahka turgutada? Ma küsin, kas siin ka jälle see mingi seerumi teema võiks nagu aidata või? 100%. C-vitamiini seerumid võtke kõik välja omal ja mitte mingisuguseid siukseid, no ütleme, et nüüd mängib küll natuke rolli, et kas ta on nüüd täitsa siuke mingi ala Selverist C-vitamiini seerum või ta on ikkagi siuke kosmeetikute poolt soovitatud ja seal on siis see kontsentratsioon võib hästi palju erineda, et see, mis sa saad näiteks siuksest tava toidupoest, et selle kontsentratsioon on lihtsalt nii väike, et see, sa ei saa seda õiget tulemust. Ja mul on sinu videotest hästi palju meelde jäänud seda, et sa hästi palju räägid sellest, et kuidas ennast nagu ka sisemiselt hoida nagu tervena, et noh, see naha olukord ei hakka ju ainult sellest, et sa siia peale paned, et sa pead ennast ka nagu seest hoidma ja organismi turgutama ja toitma just vastavalt siis nagu aastaajale. Tuli meelde kohe, et näiteks Pixi Beauty'l on mingi terve nagu range neid C-vitamiini tooteid. Küsimus mulle, kuidas leidsid tee temani? Kui sa hakkasid tegema vloge kunagi, siis ma vaatasin, sa seal nagu meigist rääkisid päris palju ja sul oli endal poeg ilus meik ja noh, mul ikka nagu oli vahepeal mingid sellised üritusi, kus oli jumestust vaja ja siis mõtlesin, et tulen proovin sinu juurde, et noh, ma olin proovinud päris mitmete jumestajate juures käia. Mul on hästi meeles see päev, esimest korda. Et ikka on vahest nagu tore proovida, noh, erinevad käekirjad. Absoluutselt. Ja siis ma tulin sinu juurde ja ma jäin nagu mingi hullult rahule selle meigiga. Noh, inimesena ka vaata, nagu klapp oli nii normaalne, et see on alati mugav käia, kui sul on, kus sa nagu leiad selle jumestav, kui sa leiad omale selle juuksuri või kuidas iganes, kelle jaa, ma olen alati see lojaalne klient, et kui ma kellega leiad, siis ma nagu jätan teda mitte kunagi. Miks ripsnuduss sügeleb? Või on vahest tükiline, mis ripsnudussi soovitad? Sul on võib-olla allergia selle vastu või? Sügelus on 100% allergia. Selles suhtes kõik sügelus, punetus, kõik sellised reaktsioonid on tegemist sellega, et teil on selle konkreetse ripsnudussi koostisosa, mingi koostisosa vastu allergia. Et selles suhtes kindlasti, kui on tõesti väga tundlikud silmad, siis ongi võimalus uurida kas siis looduslikke lahendusi, mida väga paljud soovitavad ja väga paljud kasutavad, kellel on ka tundlikud silmad, on siis Sensai 38 kraadi. Milline on su lemmik meigipalett Crazy'ks meigiks? See on nagu minu Crazy nagu selles mõttes, et siuke väga värviline, siuke lillad, punakad, on siis Jaclyn Hilli Volume 2. Mina võin nagu tavakasutaja seisukohalt soovitada, et mul on muidugi ainult komplekt, mis mul on. Aga Morphe ja Jamesi palett ka väga värvilised toonid. No väga harva kasutan neid värvilised, aga näiteks nagu praegu ja millegi lõpule kurta. Parimad kulmutooted, mida oleks algal kõige lihtsam kasutada? Mõndadele meeldib siis kasutada erinevaid pliiatseid, et siis sellised tavalised pliiatsid. Või siis meeldib inimestele kasutada näiteks homemade, ehk siis siukseid vahasid. Ma arvan, et kõige lihtsam on pliiatsiga teha. Sellise peene pliiatsiga meil on hästi siuke pisike ots. Ma arvan, võtmeks ongi see, et sa teed kõike nagu hästi rahulikult. Võib-olla see ka, et ma hull teada jäävad. Võib-olla see ka, et pigem mitte kohe mingi väga tumeda värviga peale lennata kulmudasse. Jaa, 100%. Tumeda ära teed, et siis on natuke keeruline sealt nagu tagasi tulema hakata. Lemmik full coverage jumestuskreem. Kõige räigem full coverage, kui sa tõesti tahad seda, on Huda Beauty jumestuskreem. See Madara jumestuskreem, mis meile proovisin, on ka pigem full coverage. Et see oleks see, mis on Eestis niimoodi kergelt kätte saada. Me oleme vahepeal jõudnud juba enam-vähem põhja juurde ja jätkame küsimustega. Kas sa oled ilusüste teinud? Ei, tundub mingi suht nagu trendi teema praegu. Kas sa teeksid endale kunagi midagi? Kas sa tunneksid, et kas sa oled kunagi mõelnud, et midagi nagu tahaks? Praeguse seisuga, tänase seisuga keegi küsib, siis kindlasti ma ei plaani. Et ma ei saa kindlasti öelda, et ma umbes 100% ma ei tee ja ma ei mis iganes, aga praeguse seisuga tunnen, et ma pigem ei pea seda väärikuks. Mina olen mõelnud ainult seda, et mul on otsaajad hästi tugevad portsus, jooksevad nagu niimoodi. Et võib-olla ma neid kunagi peaksin natukene parendama, aga hetkel nad mind nii väga veel ei häiri. Jumestaja amet on see, mida sa oled alati teha tahtnud. On küll. Et selles suhtes mingil ajal sa võib-olla ei saa täpselt aru,
et kas see on nagu päris see, kui noh, kui ma noorem olin, selles mõttes ma ei saanud nagu 100% nagu täpselt aru, et kas see on tõesti lihtsalt nagu selline noh, nagu ikka tüdrukutel on sellised meikimise huvid, et siis sa võib-olla mõtledki, noh jah, et ma ei tea, võib-olla on see, aga mingi hetk sa saad nagu aru lihtsalt enda sellest tundest, et kui sa saad kedagi teist meikida või et mis tundeid see sinust tekitab, et see oligi. Ja siis ma lõpuks tundsingi, et mulle väga meeldib see ja siis ma läksin meigikooli ja kuidagi siis see andis veel siukse tõuke selles mõttes, et sa oled juba koolis ära käinud, siis see nagu eriti motiveerib sind edasi tegutsema, siis ma tegin meigilehe ja sealt see edasi läks. Keili käis just Mull podcastis ka rääkimas enda igasugustest erinevatest ettevõtluskatsetustest, mis ta on teinud, et sealt saab kuulata pikemalt, kuidas ta selle jumestaja tööni nagu jõudis. See on minu poolt nagu mega professional, et ma kasutan kõikide silma blendimiseks ja siis puudri jaoks hoopis. Aga see on kodutava kasutamine täiesti tavaline tegemine, et ilmselgelt kõigil ei ole mingi mul on mingi 100 erinevat viisid. Ütle ausalt, kas jumestaja ametist elab ära? Elab. Selles mõttes küll, aga iga kuu sa ei saa arvestada mingi kindla sissetulekuga, sest et esiteks koroona praegu, teiseks näiteks kui kõige sellisem parem aeg on loomulikult suvi, kõigil on üritused, pulmad, üldse üleüldises mõttes Eestis on rohkem üritusi suveperioodil ja see tähendab rohkem inimestel vajadus tulla veiki, aga muidugi loomulikult elab ära selles mõttes, et saad täiesti arvestatava palga. Millised on su suurimad prohmakad enda jumestaja ajast? Midagi sellist eriti nagu võib-olla märkimisväärselt ei olegi olnud, et võib-olla kui jällegi oleks midagi, siis tuleks kohe meelde, aga muidugi ikkagi alguses eriti, et kui sa alustad meigiga, sa oled nii selline pigem ettevaatlik igasuguste toodetega, mis sa näo peale paned selles suhtes, et silmameikide asjadega sa ei lähe nagu väga intensiivseks. Võib-olla ainuke asi, mis ma tunnengi, et kui kunagi tegin võib-olla hästi nagu siuksed pigem heledaid silmameike, mis on võib-olla siuksed mitte väga märgatavad, et selles mõttes, et ikkagi kui sa meigist ära lähed, sa ikkagi tahad, et see meik näeb välja selline, et ma ei oskaks seda kodus ise ju teha, et mitte see, et kuule, et ma lähen ära ja siis mõtlesin, et ma ei tea, ma oleks selle meigi ise ka teha siis kodus. Et võib-olla jah, et lihtsalt see alguses see julgus, sellega läheb aega natuke, et tekitada endast see usaldus ja olla nagu julgem ja katsetada. Millised on sinu käekirja äratuntavaimad omadused? Glowy nahk. Kontuuritud ja selline ühtlane või ma isegi ei oska seda sõnadesse panna. Flawless, mis on eesti keeles veatu põhi näiteks. Minu meelest on jumestajate süge muidu ühtne nimetaja on see, et miks üldse nagu käia jumestuses. Silmalukideks on ju. Aga just see, et kuidas, mis nagu põhja sa endale saad, et sa saadki täiesti nagu veatu, sellist, mida ma ei oska elus ise kodus saavutada, et siin isegi ei mängi nagu rolli minust tooted, sest et väga tihti me kasutame kodus täpselt samu tooted, mis jumestajad kasutavad, on ju, aga lihtsalt see tehnika on niivõrd palju erinev, et see jumestus on esiteks, ta on veatud, on nagu selline plurritud ja ta püsib sul, kui sul vaja 20 tundi ta on ühesugune nagu. Millised on su lemmikud riidepoed? Ma ütlen, et ma käin Saaras. Ma ütleks, et ma nagu hullult palju käin. Ma ei ole nagu see, et iga nädal mingi uus. Et eks ma muidugi üritan mõelda keskkonna mõttes ja üldse seega need, ma käin ka praegu vahest H&M-is, aga ikkagi H&M on sulle korralik masstoodan, et selles suhtes ega seal midagi head ei ole. Aga võiks ju osta ka mingisuguseid Eesti disainerite riided, aga pole. Jah, need maksavad kõik omajagu raha ja ma olen pigem selline inimene, mul viskavad asjad üle ja sellepärast ma tihti lähen ostan mingi basic bluuse, sest nendega ei teki nagu see, et ma ei tea, mul nüüd viskab üle. Mingisugune must top, mingi must või see valge top nagu alati viskab mingi, praegu ka lihtsalt mingi must top pandud pintsaku alla, ma tean, et see lihtsalt nagu workib minu puhul. Et aga ütleme jah, et eks ongi H&M ja Zara ja siis vahest nendes Stradivariustes ja sellistes ma nagu käin, ma ei tea, kuidas sinuga on. Mul täpselt samad. Et hästi kiiresti viskab üle ja tahan kohe vahetust, aga ostan ka hästi lihtsad asju. Täpselt samasugused topid nagu sul, mingid turtleneckid ja väga-väga sarnane selles suhtes maitse. Aga kuna mul ongi see, et mul nii tihti nagu
ma nagu mingi janunen mingite toodete järgi lihtsalt ja see on nii nagu haige tegelikult, et ma tegelikult päris palju taaskasutusest ostan, sest esiteks see on, siis saab nagu palju odavamalt ja keskkonnasõbralikumad. jah, et jagas ja basaaris surfan ja ma olen nüüd jõudnud nii-öelda kontuurtoodete juurde ja siin mul ka üks toode, mida ma täiega soovitan. Pixi sükasi nagu, see oli multi-purpose palett vist oli selle nimi ja siin on siis sees highlighterid, blushid, bronzerid erinevad ja ma kasutan neid tavaliselt oma silmameigi jaoks ka, nii et see on lihtsalt super hea toode. Multi-use. Just, et kuna siin ongi neid bronzimistoone nii erinevaid, sa oled sellest, mis nagu tooni sa ise oled, saad siit endale kompunnida. Mis on su kõige halvem kliendi kogemus? Mul ei ole olnud otseselt halba kliendi kogemust, ehk siis mul ei ole nagu käinud ebapiisakaid inimesi või kuidagi, noh, inimesed on muidugi erinevad, et see, et mõni inimene on võib-olla sellisem konkreetsem, sellisem teab rohkem, mida tahab, see tähendab, et ta on ju nagu halvem klient või sellised, ta on lihtsalt teadlik, mis ta soovib ja see on väga normaalne, mulle tegelikult meeldibki, kui klient teab, mis ta soovib. Aga vahest on nagu inimesed hästi sellised, hästi tagasihoidlikud ja mul on hästi raske nendega selles mõttes nagu koostööd teha. Minu eesmärk on see, et kui ta siit uksest lahkub, et ta on ülirahul ja noh, kõik on super, et siis ongi vahest mõni inimene nii tagasihoidlik, ta midagi kuidagi küsib midagi, siis ja noh, siuke, ja siis mul nagu endal lihtsalt hästi raske, et siis ma pärast mul jääb ikka kribendama, et kas tal ikka nagu lõpuni siis meeldis see. Ja see ongi, noh, minu jaoks on see nagu nii raske, siis mul on alati kuidagi, kui see inimene läheb ära, ta on tõesti tagasihoidlik ja see tagasiside oli ka see meigi lõpus, et ja meeldis ja kuidagi nagu siuke teised, ma nagu ei oska öelda, siis mul nagu jääb kripendama ja siis ma ikka ootan, et ta vastaks mulle pärast või kirjutaks mulle tagasisidet, et kõik oli hästi või selles mõttes. Et see on nagu see raske osa minu jaoks, et mul ei ole nagu suva inimest ära, mul on nagu päriselt nagu väga läheb korda, et see meik lõpuks meeldiks. Millist näokreemi või silmakreemi või jumeksuskreemi peaks kasutama, kui silmal on kortsud? Silmaalused enne meigi tegemist tulebki silmakreemiga niisutada. Ja noh, need silmakreemi, need on nii palju, et selles suhtes ma kasutan praegu madarama, sest et nad on mulle selle saatnud, aga noh, siis mul on siin ka veel üks, mida ma ka siin kasutasin vahepeal ka väga hea. Ma arvan, et silmakreem ei ole nagu siuke, et ma ei tea, et see peab nüüd kindlalt mingi see brändi asja olema, see on pigem nagu see, et tõesti see on nagu niisuga. Ma vahest ka, kui ma näen, et kliendil on hästi kuiv nahk, siis ma lihtsalt lasen talle seda meigi seda spreid enne hästi palju peale, et see kogu nahk ja silma ümbrus kõik saaks hästi niisutatud. Me oleme oma meigilukid nüüd valmis saanud. Ma ütleks, et meil tegelikult tulid nüüd isegi suhteliselt erinevad, et see oli mõlema selline interpretatsioon sellest inspiratsioonipildist. Minu arust meil mõlemad tuli väga hästi välja nagu ennast tutvust. Palun pange kõik lisevad meigi aja. Ärge pange palun. Lähivaatest on need lukid siis sellised. Keili kanalile filmisime ka ühe meigi video, kus me siis natukene räägime juttu ja Keili teeb mulle mikki. Nii et minge kindlasti vaadake ka see video üle. Aga tänaseks ongi siis meie poolt kõik. Ma loodan, et teile meeldis see video, saite midagi uut ja põnevat teada. Ja egas muud midagi, kui näeme varsti jälle järgmises videos. Tšau! How about just know